Tervist! Täna vaatame siis sellist lahendust, kuidas saata enda klientidele kiiremini, mugavamini e-maile. Selle jaoks kõigepealt mine palun oma kasutaja seadistusse ja vaata sihukest asja, kas sa oled sisse logitud Microsofti kontoga. Kui sul siin on linnuke, on väga hästi. Kui sul siin linnukest ei ole, siis vaata juhendist, kuidas e-maile seadistada. E-maile tuleks esiilis saata erinevatel põhjustel. Pakkumised, päringud, ostutellimused, müügitellimused, arved ja nii edasi. Erinevad kliendid on meil erinevates keeltes. Ja antud näite puhul ettevõte A soovib saada dokumente eesti keeles, ettevõte B soovib saada dokumente inglise keeles. Kõik see on muudetav ettevõtte kaardi pealt. Aga vaatame korra läbi ja teeme ettevõtte A-le näiteks ühe pakkumise. Mul on siin ette valmistatud üks dokument ettevõtte A-le. Pakkumine number 56. Siin peal on 2 rida. Kuna tegemist on eestikeelse ettevõttega, siis prindi ja pakkumiste alt näeme seda, et pakkumise dokument on eestikeelne. Loodan väga, et mäletate seda, et dokumente on võimalik muuta. Kui me võtame lahti siit nüüd aga e-maili saatmise, näeme seda, et meil on võimalik kirjutada siia sooja teksti, näiteks tere 55. Ja selle e-mailiga me saadame välja siis selle sama pakkumise dokumendi ehk et pakkumine 56. Saame siia faile lisada, siia juttu juurde kirjutada ja valida signatuuri. Kuna tegemist on eestikeelse kliendiga, valitakse siia peale esialgu eestikeelne signatuur ja pikk signatuur. Kui soovin, võin siit valida ka lühikese signatuuri, on lihtsalt Hannes Ilves ja Esiili logo. Saadame siit selle ära. Ja ongi näha, et kas soovid akent sulgeda, sulgeme selle akna. Ehk nägime, kuidas välja saata eestikeelsele kliendile eestikeelset dokumenti. Vaatame aga ostutellimust ja teeme selle ettevõtte B-le, kelle dokument on mul siia samamoodi ette valmistatud. Ostutellimus 87 ja kuna tegemist on nüüd ingliskeelse dokumendiga, siis näeme siit päisest juba, et ostutellimus ingliskeelne. Ja dokument ongi ingliskeelsete nimetustega igalt poolt. Jällegi, dokumendi mallid on kujundatavad. Saadame välja siis ka ingliskeelse dokumendi ja näeme seda, et erinevus on nüüd selles, et ta võtab peale automaatselt signatuur pikk ingliskeelne. Ehk signatuur on ingliskeelne. Võime siit valida ka lühikese, aga paneme selle pikaga välja ja paneme siia näiteks märkuse tere 777. Dokument kaasa, soovi korral saan lisada faile. Panen siit saada ja kiri läkski välja. Soovid sulgeda akent? Jah, soovin. Vaatame nüüd korra aga sellist asja, et kuidas ja kui keeruline lihtne on neid signatuure luua. Ehk et erinevatele keeltele erinevaid signatuure. Ei ole keeruline. Tuled e-maili signatuurid, pikk lühikest, ehk et siin on eeldefineeritud mingid. Võtame siit näiteks pikk lahti. Meil on võimalus siin seda modifitseerida, midagi ära kustutada, panna siia enda logo, salvestada ja saamegi luua erinevaid e-maili signatuure. Nüüd aga vaatame sihukest asja veel siia korra lõppu, et kui me saatsime need e-mailid välja, siis näeme ilusti seda, et inboxi ehk et minule on saadetud siis 2 kirja. Üks on pakkumine 55, seesama, mis me just saatsime, tere 55 ja ostutellimus numbriga 777 ehk et tere. PDF-ina on ilusti mailid kaasas ehk et teie klient on kirjad kätte saanud. Mis on veel põnev, kui te olete sisse logitud Microsofti kontoga, teie kirjad lähevad ka teie sendboxi. Ehk et tegelikult sa näed seda, et ma olen välja saatnud kirja Hannesele tere 55 ja ostutellimuse tere 77 tekstiga. Vajalik on see siis sellepärast, et kui sa soovid hiljem kontrollida, kas kellele sa oled kirjad välja saatnud või ei ole. Ja täpselt nii lihtne ongi esiilist luua erinevatest keeltest dokumente ja otse programmist kirjasid välja saata, ilma et sa peaks oma dokumente kuskile Excelisse või PDF-i looma ja enda Outlookist välja saatma.